Jüri Adams, palun! Aitäh, härra juhataja! Härra minister, meie sisepoliitika lähiajaloo üks kõige produktiivsemaid uurijaid ja kirjeldajaid Kalle Muuli, Riigikogu liige teie erakonna fraktsioonist, kes ei ole veel praegu saalis, oma viimases raamatus ütleb ühes kohas umbes sellise mõtte, et teie olite Res Publica valimiskampaanias silmapaistvalt see mees, kes käis ärimeestelt erakonnale kampaania raha küsimas ja lubas neile, et kui nad seekord annavad, siis nad kunagi tulevikus ei pea enam selliseid poliitilisi annetusi erakondadele tegema. Kui see nüüd tõsi on, siis ma oletan, et see on tõsi, siis olete te arvatavasti olnud üks kõige tõsisemate lubadustega ja poliitika arengut ette nägev inimene Eesti selle aja poliitikas. Kas ma saan nüüd niimoodi õieti aru, et teie vaated on tollest ajast muutunud tõsiselt peaaegu vastupidisesse suunda, et tollel ajal olles riigivargus korruptsiooni üks ülesehitajaid, nüüd te siis olete aru saanud, et see ei olnud päris õige tee ja hea meelega tahaksite neid kunagisi saavutusi nüüd korrigeerida vastupidises suunas? Aitäh! Nende terminitega ja hinnangutega, ma arvan, tuleks meil olla ettevaatlikum. Aga küsimus see, mis puudutab nüüd, ma oletan, et härra Muuli raamatu osundus oli väga selge ja tõepoolest Res Publica 2003. aasta lubadus oli see, et juriidiliste isikute annetused keelustataks ja tõepoolest see ka juhtus. Ma arvan, et see oli 2004. aasta algusest, siis erakonnaseaduse muudatustega on juriidiliste annetuste keeld Eestis realiseerunud. Seda on kritiseeritud kui võimalikku põhiseadusvastasust olukorda. Erinevates Euroopa riikides me näeme nii ja naa seda süsteemi. Osades riikides on ta lubatud, osades ei ole lubatud. Aga see, mis puudutab tõesti seda, et juriidiliste isikute annetuste lubamine, aga seal samas paralleelselt sellega siis ka riigieelarve annetuse või riigieelarve toetuse suurendamine, et seda oleks kuidagi nii kõva sõnaga määratletav, nagu hea küsija siin kasutas sõna riigivargus või korruptsioon, siis minu poliitiline kogemus on palju väiksem kui hea küsija kogemus. Mul jääb üle ainult viidata ka nendele aegadele, kui varasemalt hea küsija osales valitsuskoalitsiooni esindajana poliitikas ja kui ma vaatan siin riigieelarve eraldiste kiiret kasvu riigieelarves, siis tõepoolest 1999. aastal oli see 8,4 miljonit krooni, 2000. aastal 16 miljonit krooni, 2001. aastal 20 miljonit krooni. Nii et see kiirus on märkimisväärne, kindlasti olid omal ajal selleks teatud põhjendused ja ma oleksin kaugel sellest, et sildistada neid riigivarguse või korruptandi tiitliga. Aitäh!